Tere! Tänases videos vaatame, kuidas koordinaattasandil kujutada liikumise graafikuid. Meil on tahvlil 3 erinevat graafikut, millest esimene kujutab jalakäija liikumist, teine jalgratturi liikumist ja viimasel on siis näha sõiduauto liikumist. Nende ajatelg on meil X-teljel, sest ajast sõltub, kui kaugele jõutakse. Ja lugedes nüüd ajateljelt 1 tunni, saame me vastavusse vahemaaks 5 kilomeetrit ehk jalakäija liikumise kiiruseks on 5 kilomeetrit tunnis. Graafikult on võimalik nüüd välja lugeda, kaugele siis jõutakse 3 tunniga ehk siis 15 kilomeetrit ja graafikut on siis võimalik lugeda ka vastupidi, võttes esialgselt väärtuse kauguse teljelt ehk kui on 20 kilomeetrit, siis on võimalik graafikult välja lugeda, et 20 kilomeetri läbimiseks kulub 4 tundi. Vaatame nüüd jalgratturi graafikut. Ajatelje erinevus on eelmisega võrreldes järgmine, et üheks kujutamise ühikuks on siin nüüd pool tundi ja teepikkuse skaala on siis kujutatud 20, 40, 60, 80 kaupa ehk on võimalik välja lugeda, et ühele kriipsule ajateljel, väikesele kriipsule vastab siis 4 kilomeetrit. Ja mida me siit graafikult siis välja loeme? Me loeme, et 1 tunniga jõuab jalgrattur 24 kilomeetri kaugusele ehk tema liikumise kiirus 24 kilomeetrit tunnis. On võimalik vaadata, kui kaua kulub tal aega 60 kilomeetri läbimiseks ja selleks siis läheb ilusasti kenasti 2,5 tundi. Nüüd vaatame kolmandat graafikut. See on 2 esimesest natuke erinev. Kui esimesel 2 graafikul kujutatakse ühtlast liikumist, siis siin on tegemist mitteühtlase liikumisega. On näha, et esimese 30 minutiga sõidetakse 30 kilomeetrit. Ehk siit on nüüd võimalik välja arvutada, kui kaugele ta tervelt tunni ajaga jõuaks ehk liikumise kiirumiseks saaksime 60 kilomeetrit tunnis. Edasi on autojuht kiirust suurendanud ja on võimalik välja lugeda, et 57 kilomeetri kaugusel on siis kulu 57 kilomeetri jõudmiseks on kulunud 18 minutit ehk on võimalik siis välja arvutada ka see keskmine kiirus, mida meie antud hetkel ei tee. Soovin sulle edu graafikute lugemisel.